Tere tulemast, eetris on eesti.com kuu uudised, sedapuhku siis november 2025. Meil on täna saates natuke väiksem seltskond, aga siiski ikkagi esinduslik. Alustame siis ajakirjanik ja tõlkija Tõnu Kalvet, Tervist! konservatiivne mõtiskleja ehk Maarja Maripuu, tervist, Tervist! ja loomulikult eesti.com raudvara ja MTÜ Konservatiivne Eesti juhatuse liige Mait Kalamus. Tervitused siit ilmast. Ja mina olen siis Mihkel Johannes Paimla, selle saate toimetaja ja ühtlasi ka portaali peatoimetaja. Alustame sellest saate teemast, mis me pidime rääkima eelmine kuu, aga ajapuudusel jäi see meil rääkimata. Ja alustame siis sellest digitaalsest identiteedist. Vahepeal on tulnud uut infot välja ja kuu lõpus, nüüd siin novembris 26 või 27 november, võeti enamushäältega tänu sotsialistidele ja liberastidele vastu digitaalse identiteedi põhialused, mis tähendab seda, et nüüd pole juriidiliselt enam suuri takistusi selle jõustamiseks Euroopa Liidu piirides põhimõtteliselt. Samal ajal me peame ka tõdema seda, et see tendents on tegelikult ülemaailmne, et kui me vaatame, mis toimub nii meil Euroopa Liidus kui ka mujal maailmas, et siis USA-s on omad mängureeglid, seal on ka tokeniseerimine mängus Maldiividel, mis hakkab omajagu asju mõjutama, aga olulisem on vast tõesti see, et digitaalse identiteediga on suuremad probleemid Austraalias, Uus-Meremaal, sest et nendel päevadel, mis salvestus nüüd avalikuks saab, keelatakse alaealistel sotsiaalmeediat kasutamine ära ja arvata on, et see, mida meil Eesti ametnikud räägivad, see on lihtsalt puhas muinasjutu puhumine. Nii et selles valguses tekibki küsimus, et mis saab Euroopast edasi, kui on nüüd see sundidentifitseerimine vastu võetud ja kui see peakski nüüd selliselt jõustuma, siis järgmisena lähevad löögi alla meie kodud ja ka meie rahakasutusvõimalused. Et annaks kõigepealt sõna Tõnule. Selle teema kohta võib praegu öelda seda, esiteks tuleb vaadata, kuidas seda üldse saab teostada. Kas on teostata igal pool ja kuidas nimelt. Ma jäin praegu mõtlema, et kui tahetakse tuvastada, kes on 16-aastane või vanem või noorem, kui kes läheb mingisse ühismeedia kontosse või läheb vaatama. Kas see tähendab, et siis kõik peavad ennast nagu tuvastama sisenemisel ja siis vaadatakse, et kui sa oled alla 16, siis ei tohi minna. Sest kui nii, siis järelikult see käib juba kõikide inimeste jälgimise kohta. Muidugi on selliseid riike, kus see suhtumine on nagu lõdvarandmega ja seal ei aeta väga juuksekarva lõhki, aga Eesti olusid tundes, Eesti ametniku hingesid tundes, ma olen üsna kindel, et hakatakse näpuga järgi ajama ja nagu nõukogudel oli, et rumalaid vene seadusi täideti saksa täpsusega. Ja praegu on sama oht on olemas. Ma arvan, et leidlikud rahvad on, et siis ungarlased, kreeklased, bulgaarlased, rumeenlased, nemad saavad sellega toime. Seal ei ole sellist ülipüüdlikkust nii palju nagu meil on. Aga meie kandis ütleme Eesti või Läti, kes on need nagu kurikuulsamad näited, kas või praeguse Ukraina hüsteeria ajal, võivad tõesti selle vindi kõvasti üle keerata. Meie lootus on selles, et Euroopas tuleb nii korralik segaduste aeg, et lihtsalt ressursid on seotud, käed on seotud ja ei õnnestu peale pressida seda haiget plaani. Praeguseks minult selle teema kohta kõik. Ja suur tänu sulle, Tõnu. Eks ole tõesti niimoodi, et kui siin Ungari ja mõni teine riik hakkaks vähemalt rahvassiseselt, me ei pea siin rääkima valitsejatest, hakkaks midagi reaalselt tegema, siis on veel mingisugune võimalus ühiskonnal jäänud. Aga jätkaks siit Maik sinu mõtetega. Ja, et see digiidentiteet ja digiraha on tulemas Euroopasse, kui asjad nii edasi lähevad. Sest et tuletan meelde, et digirahana kas nüüd võeti vastu või mitte veel, aga see põhimõtteliselt on juba otsustatud, et tuleb, et sul ei tohi sularaha rohkem olla Euroopa Liidus taskus kui 10 000 euri. Et ülejäänud on juba kriminaalne, et sa pead seda pangas hoidma või kus iganes, aga sul ei tohi olla. Digiidentiteediga on täpselt niimoodi, et kõik asjad tavaliselt keeratakse inimeste vastu, kui alguses on nagu õilis
jutt, et hoiame ära, et perverdid ei läheks sinna lastekontode peale, siis lõpuks siis tehakse niimoodi, et ühel või teisel lihtsalt ei tohi kontosid olla. Tuletan meelde, nii nagu Donald Trumpiga tehti alguses, öeldi, et ekstremist, kes see Infowarsi omanik oli, mis ta nimi oligi, Alex Jones. Alguses öeldi, tema on ekstremist, tema konto tuleb kinni panna. Lõppes see asi sellega, et pandi ju siis veel presidendiks oleva Donald Trumpil pandi kontod kinni, nii et eks see kõik tuleb samamoodi, tuleb Eestisse esimesena, Euroopasse ülejäänuna. Nii et kõik need õigused, kõik need vabadused lihtsalt võetakse sult käest ära ja kui rahaga on see, et sa pead digiraha kasutama, siis on jällegi nii, kui julged midagi vastu ütelda, siis pannakse su kontod kinni, nii nagu Eestis toimib juba praegult. Või tehakse veel midagi hullemat, et võetakse midagi veel käest ära. Nii et kusjuures siin von der Leyen ütleski, et peabki tsensuuri ja kontrolli suurendama, et meie demokraatia säiliks. See meenutab mulle juba mingisuguse diktaatori sõnu, nii et tundub, et Natsi-Saksamaa hakkab tagasi tulema ja jõuliselt peale tulema, nii et ma annan edasi. Ja aitäh sulle, Maik. Siinkohal ütleks nii-öelda ette ära ka, et digieuro regulatsiooni küsimus on Euroopa Parlamendis hiljemalt järgmise aasta algul, et see on praegu veel arutuses, aga jah, tendentsid on õõvastavad. Ja Maarja, vabandust, sinu lõpusõnad selle teema. Tere ka minu poolt ja aitäh. Selle koha pealt mina näen seda, et kogu seda teemat lastekaitset tuuakse lihtsalt ettekäändeks, et selle teemaga nii-öelda lagedale tulla. Ja kui nüüd mõelda ka seda, et kui rünnata läbi laste selle digi-ID ja teemaga, siis harjutatakse neid lapsi ja samuti ka lapsed hakkavad mingil määral ka vanemaid survestama, vaata. Et see on nagu väga kaval lüke ja kui läheb aega, läheb mööda, siis lõpuks ongi ühiskond juba mõtleb, et nojah, mis siis ikka, et olemegi siin ID-kaardiga, saame Facebooki ja mis seal ikka halba on, et kõik on ju õilsa eesmärgi nimel. Aga lõpptulemus on ju see, et me oleme kõik digikoonduslaagris. Aitäh. Ja aitäh, Maarja. Siinkohal ma tahaks veel rõhutada seda, et kui see digitaalne identiteet sellisel kujul muutub, ütleme, sundkohustuslikuks, me räägime esialgu, et vabatahtlik, siis ühel hetkel, kui see on sundkohustuslik, siis sul ei ole vaja isegi ID-kaarti, vaid sul peab olema kohustuslikus korras nutitelefon ja kui sul seda pole, siis sind saab väga lihtsalt ühiskonnast välja lülitada ja kui sa veel sõnakuulmatu oled, siis võid lihtsalt tänaval kuskil augus olla. Aga Maik, sul on sõna õigus. Ja, et tuletan meelde inimestele, kes tahavad näha, kui kaugel asi läheb, vaadaku, mis toimub Hiinas praegusel hetkel. Ja Hiinas ongi niimoodi, seal on digiidentiteet ja nüüd on linnad täitunud, pargid täitunud kodutute inimestega, sest et kui on inimene vastavalt halvasti käitunud, on tal kinni keeratud rentmisvõimalused ja nii nad ongi kodutud, on suurtes linnades. Nii et see on tulemas Eestisse, et see on täielik orjanduslik ühiskond, mis toimub Hiinas ja mis on tulemas Euroopasse. Tuletame meelde, et Klaus Schwab ütles, et temale väga meeldib see, kuidas Hiinas asjad käivad ja tema tahtis, et kõikides riikides peaks nii olema. Ja ma näitaks. Ja Maarja, sa soovid ka sõna, palun? Ja selles suhtes, et me ei peagi tegelikult üldse nii kaugele vaatama, et võime täiesti üle lahe Soome vaadata. Ma ise töötan Soomes ja Soomes on siuke teema, et kui sul nutitelefoni ei ole, siis sul on väga keeruline Soomes tööl olla, sest kogu sinu tööandmed pannakse äppidesse. Kõik see valmis, mida sa valmis teed näiteks ehitusel, siis sa teed selle äppi, pead pildi tegema, mis sul valmis on ja nii ja naa ja samuti ka tööle sisse logimised ja asjad käivad läbi mobiiltelefoni. Ehk siis see on puhtal kujul, on see teema juba tegelikult juba Soomes kohal. Ma ei oska öelda, kui suurel kohal see Eestis on. Aitäh.
ja aitäh selles osas veel meil sellist sundkohustuslikkust vähemalt üleriigselt välja kuulutada ei ole, võib-olla kuskil mõnes ettevõttes on, aga see on omaette teema. Aga teema kokkuvõtteks siis veel nii palju, et siin puudutati ka üüriturgu, et siinkohal peab ütlema, et Austraalia tahab just seda viljelema hakata, et tahad üürida, siis sul peab olema digitaalne identiteet ja see ongi see julm süsteem, kuhu me liigume. Aga selle teemaga oleme siis nüüd ühel pool ja järgmisena annaks nüüd Tõnule sõna seoses Euroopa korruptsiooni teemaga ja keda on siis vahele võetud. Ole lahke. Võib öelda, et uues rahvakalendris võib ju novembrit nimetada korruptsioonikuuks või siis korruptsioonivastase võitluse kuuks, sest pärast seda, kui Ukrainas võeti vahele Andrei Yermak ja Timur Minditš, vabandust, jah, Vladimir Zelenski lähedased võitluskaaslased ja abilised ja siis läks see korruptsioonijada läks veel allapoole, siis nagu oleks tamm läinud jõe eest ära ja hakati ka mujalt tuli teateid. Ma huvi pärast vaatasin, võtsin mõne värvikama teate. Miks see mulle huvi pakkus? Sellepärast, et see juhtus väga lühikese aja jooksul. 26. kuni 29. novembrini 2025, kus ridamesi tuli teateid, kuidas oli jälle vahele võetud, vastutusele võetud mingisugune suur nina. Ja see ei ole ainult Ukraina naaberriikides, on üle Euroopa. Võib ju arvata, et äkki see on juhus ja äkki see on nagu loomulik, et võetakse vahele, aga kui lähemalt uurida, siis ei ole loomulik ja ma tutvustakski mõnda suuremat nina lähemalt, tema afääri lähemalt. Esimene uudis siis oli 26. novembril 2025, kui Prantsusmaa kõrgeim kohus mõistis süüdi, lõplikult süüdi endise presidendi Nicolas Sarkozy ja siis teda süüdistatakse ülekulutamises 2012. aasta presidendivalimistel. No seda võib pehmelt öeldes ülekulutamiseks nimetada, sest kui Prantsusmaa seadus lubas, et presidendivalimiste kampaaniaks tohib üks kandidaat kulutada kuni 22,5 miljonit eurot, siis Sarkozy meeskond kulutas tema jaoks peaaegu 43 miljonit eurot, nii et peaaegu 2 korda rohkem. Ja see ei ole nagu lihtsalt niisama, vaid tänu sellele ta sai ennast ka paremini reklaamida. Näiteks tema korraldas 43 koosolekut, ma vaatan, ma panin kirja ka, 44 suurt kampaania koosolekut või meeleavaldust. Ja samas tema konkurent sotsialist François Hollande korraldas oma kampaania rahast ainult 10. No muidugi Hollande pärast valiti presidendiks, aga põhjus oli selles, et Sarkozy oli ikka väga-väga ebapopulaarne. Ma natukene tutvustan selle tema kohtuasja või süüasja asjaolusid. Nimelt jah, süüdistati, et ta oli topelt raamatupidamise abil püüdnud varjata ülekulutamist ja esimene kohtuastmes oli otsus juba 21. aastal 30. septembril 2021 ja siis talle määrati 1 aasta vangistust. Mitte tingimisi, vaid päris vangistust. Ta ei olnud sellega nõus, kaebas edasi ja teise astme kohus jättis otsuse jõusse. See oli siis 2024. aastal, aga natukene pehmendas karistus, ütles, et ta ei pea vangi minema, piisab sellest, kui pannakse talle jalavõru ümber ja siis ta sellega liigub, teda on jälgitav. No aga ta ei jäänud ka sellega rahule ja kaebas edasi ja lõpuks siis ütleski talle siis kõrgeim kohus, et sa oled ikkagi süüdi. Ta mõisteti süüdi ja see ei ole tal ainukene süüasi, vaid peale selle on veel 4 muud korruptsiooni asja, mida uuritakse. Üks nendest lõi laineid ka tänavu, kui ta tänavu mõisteti süüdi selle eest, et ta aastal 2007 oli presidendiks kandideerides kasutanud raha, mille oli andnud Liibüa juht Muammar Gaddafi. Ei suudetud küll tõestada, et tema ise oli selle raha tellinud või välja nuianud Gaddafilt, aga suudeti tõestada, et see raha tuli ja sellest oli talle kasu, sest Sarkozy valiti tookord presidendiks. Nii et tegemist on läbi ja lõhki korruptandiga. Ta istus tänavu ka kinni, pandi 21. oktoobril vangi, istus 3 nädalat, sai välja 10. novembril ja siis öeldi, et vanuse tõttu vabastatakse, talle pandi jalavõru ümber jala.
ja et kuna ta on 70-aastane, siis alastatakse ja päris nagu vee ja leiva peale vanglasse ei panda. Aga see tema 2007. aasta asi ei ole veel lõppenud, sest teise astme kohus arutab seda siis 2026. aasta 16. märtsist 3. juulini. Ja veel mõni aeg tagasi oli mõeldamatu, et selline mees võidakse üldse süüdi mõista. Muidugi võidi teda süüdistada, seda küll, aga süüdi mõista see oli mõeldamatu, sest tegemist on kõrgastme salaseltslasega, meistermüürlasega, illuminaadiga ja arvati, et tal on niivõrd kõva seljatagune, et tema peale ei hakka miski, aga selgus, et hakkab. Võtan ühe teise tähtsa tegelase ette, õigemini neid on lausa mitu. See teade tuli siis 27. novembril 2025, kus Hispaania ülemkohus käskis vahistada endise transpordiministri José Luis Abalose. Ja teda süüdistatakse, et ostis koroonahüsteeria ajal siis riigi raha eest maske, mis olid kehvad ja olid tunduvalt kallimad turuhinnast. Ja mitte lihtsalt ise ostis, vaid koos oma kambajommidega. Õigemini tal töötas tema üks sõber, oli ettevõtja, Victor de Aldama, tema firmalt osteti, aga üks teine sõber töötas tema nõunikuna, siis Koldo Garcia, samuti sotsialistlik poliitik. Ja siis oligi niimoodi, et see oli niivõrd karm sahkerdamine, et Hispaania riigiprokuratuur või peaprokuratuur nõuab siis Abalosele 24 aastat vanglakaristust, Garciale 19 aastat vanglakaristust ja sellele ettevõtjale, kellelt maske osteti siis ainult pool aastat. No aga asi seegi. Ja siis miks on see korruptsiooniskandaal oluline? Sellepärast, et see sisuliselt halvab Hispaania valitsuse toimimise. Endine minister Abalos, ta on praegu Hispaania parlamendi liige ja Hispaania parlamendis on niimoodi, et seal on 350 kohta ja parlament on peaaegu pooleks, 171 kohta on opositsiooni käes ja 7 kohta on katalaanide käes, kes olid siiani toetanud sotsialistlikud parteid, aga eelmisel kuul ehk siis või üle-eelmisel, tähendab oktoobris 2025 teatasid, et nad enam ei toeta. Ja seega oleneb Hispaania valitsuse otsuste jõustumine selle sama ühe hääle tulekust või ärajäämisest, selle sama Abalose hääle ärajäämisest. Kui tema jääb ära, siis Hispaania valitsus ei suuda riik enam juhtida. Ta sõltub kõiges sellest, kas saadikud käivad kohal ja kas vastaspoole saadikud tulevad kohale. Ja seal on tegemist väga tähtsate tegelaste sotsialistliku partei juhtkonnast. Ja sotsialistliku partei esimees Pedro Sánchez on nüüdisajal ta on praegune peaminister ka Hispaanias, on üks karmimaid globaliste ja ta on ka muide minu teada selle digitaalse digiraha pooldaja suur ja igapidi püüab nagu saavutada kontrolli inimeste üle. Poliitikuid on igasuguseid, eks ole, ka sotsialiste on igasugused, aga Pedro Sánchez tundub olevat üks vastikumaid nendest. Aga saatuse tahtel tundub, et tema valitsuse tegevus on nüüd halvatud pärast seda, kui see tähtis nina nimega José Luis Abalos võeti vahele. Ja ta oli transpordiminister aastatel 2018 kuni 2021 ja ostud ta tegi siis 2020. aasta märtsist kuni juunini või juulini. Oma kambajommidelt ostis ikka korraliku raha eest ja üks huvitav asi veel, et talle ei jäädud muidugi ka võlgu, sest firma siis tänutäheks kinkis talle maja Kaadisi linnas ja siis tema armukesele maksis kinni tolle Madridis oleva korteri üüri, nii et inimlik asjaajamine, nagu võib öelda. Kolmas asi puudutab siis Rumeeniat ja 28. novembril 2025 lahkus ametist kaitseminister Ionuț Moșteanu ja tema puhul leiti põhjuseks see, et ta oli esitanud valeandmeid oma kõrghariduse kohta. Nimelt ta oli kõigepealt öelnud, et ta on lõpetanud Bukaresti eraülikooli, mille nimi on Ateneum. Aga siis see ülikool ütles, et ei, et meie lõpetanute hulgas ei ole selle nimelist inimest ja siis Moșteanu ruttu parandas, ei, et ta kiiruga oma seda CV-d kirjutades kogemata kirjutas sinna, et oli selle lõpetanud. Tegelikult ta teab, et ta ei ole lõpetanud seda ülikooli, aga ta esitas mingi teise ülikooli lõputunnistuse ja sellega oli siuke huvitav asi.
õpingud lõppesid 2015. aasta septembris, aga paberi selle kohta, et ülikool on lõpetatud, ülikool väljastas talle 2018. aastal. Aga asja muudab huvitavaks see, et seesama mees, Moštjanu, ta oli aastast 2015-2016 oli juba riigitööl. Ta oli ministeeriumis, oli ametnik ja siis ta oli riigiettevõtte nõukogus, aga Rumeenia seaduste järgi tohib seal olla ainult inimene, kel on kõrgharidus. Temal seda ei olnud kuni 2018. aastani. Ja siis sellele asjale tuginedes ta võetigi praegu vahele. Ja et suurt skandaali vältida, siis ta astus ise tagasi, aga ta ei suutnud hoiduda teatraalsusest ja tegi niisuguse väga kummalise avalduse, et Venemaad nagu rünnata ja siis näidata, et tema on suur Ukraina sõber ja eurooplane. Ma loen selle ette, sest see on ainult mõni lause. Astun selle sammu suurest austusest Rumeenia armee vastu. Rumeenia ja Euroopa on Venemaa rünnaku all. Meie riiklikku julgeolekut tuleb kaitsta iga hinna eest. Ma ei taha, et minu kohta käivad vaidlused mu haridusest ja aastate eest tehtud vigadest juhiks tähelepanu mujale me juhtidelt, kel on praegu täita raske ülesanne. Tsitaadi lõpp. Vaat siuke ilus pateetiline lugu. Miks tasub selle sündmuse üle rõõmustada, sest tegemist on pistrikuga ja mäletatavasti päris novembri alguses tuli ju selline teade, kus just Rumeenias oli tahetud korraldada asjaolu, et keegi Vene piloot ärandab Vene uusima hävituslennuki MiG. Sellega ta justkui põgeneb Rumeenia poole, NATO poole, aga ta tulistatakse maha. Ja siis seda vormistatakse Venemaa rünnakuks NATO vastu, mille põhjal saaks siis alata nagu suurem madin, sõjaline madin. Ühesõnaga, selle provokatsiooni taga, õigemini selle üks kaasosaline oli see sama Rumeenia kaitseminister, kes nüüd maha võeti. Nii et ta on siiski midagi enamat kui tavaline korruptant Rumeeniast, kes maha võeti. Ja kui ei saa otseselt minna, siis kasutatakse bürokraatlikke võtteid ja õnneks nagu õige asja nimel. Ja viimatseks loen ette veel ühe uudise, mis puudutab Manfred Weberit. Teda ei ole veel süüdi mõistetud, aga tema korruptiivsus võeti küll luubi alla. Sellest kirjutas isegi Politico ja Euraktiiv, sellised väga euromeelsed väljaanded näid. Ja siis 29. novembrist 2025 on see uudis, kus Euroopa Rahvapartei esimees Manfred Weber tõstis tänavu suvel vaikselt oma aastapalka 17% ehk siis ligemale 28 000 euro võrra. Ja nüüd ka arvandmeid, nüüd on ta aastapalk siis 197 832 eurot. Enne seda oli peaaegu 170 000. Ja lisaks teenib Weber Euroopa Parlamendi saadikuna aastas veel umbes 132 000 eurot. See suurem summa, mida ma mainisin, on siis tema palk Euroopa Rahvapartei esimehena. Ja mis on huvitav, et tema palk küll tõusis võimsalt, aga siis seal aparaadis mitme kontoritöötaja palka vähendati. Öeldi, vaadake, meil on raha nappus. Sa kas loobud või lepid väiksema palgaga või me koondame või vallandame. Vaat sellised asjad. Weber õigustas ennast sellega, et Belgia seadused näevadki ette, et palgatõus on siis, kui tõuseb elukallidus. Jah, see vastab tõele, aga see puudutab ainult euroametnikke ja ütleme Euroopa Parlamendi saadikuid. See ei puuduta Euroopa Rahvapartei esimeest. Nii et ta omavoliselt tõstis endal palka ja tahtis oma kaasosalegi kutsuda ka Euroopa Rahvapartei Katalaani päritolu peasekretäri Dolores, üks naispoliitik, Dolorese nimeline, aga Montserrat, jah, tuli meelde. Aga too ei olnud nõus. Ta nägi, et Manfred Weberi jalge all pind juba põleb ja ta ei tahtnud olla selle skeemi osaline enam. Ma ei tea, kas ta oli hea inimene või mitte, aga ta lihtsalt ei tahtnud, sest nägi, et laev läheb põhja. Ja kui Rahvapartei laguneb, Euroopa Rahvapartei või nõrgeneb, see tähendab, et tuleb ära suur toetus Ursula von der Leyeni selja tagant. Sest Ursula von der Leyen on sisuliselt Euroopa Rahvapartei esitatud kandidaat või see Euroopa Komisjoni juht. Ja kui Ursula tagant tuleb toetus ära, siis laguneb ka Euroopa Komisjon. Ja mis saab Euroopa Liidust edasi, võib igaüks juba ise mõelda.
nii et praeguseks nagu kõik, ütleme, et võime aasta 2025 novembrikuu julgelt nimetada korruptsioonikuuks või korruptsiooni paljastamise kuuks. Ja aitäh sulle, Tõnu. Siin sattusin täna lugema isegi siin 7. detsembril Renew Europe'i postitust, kus väidavad, et üle-eurooplased võtavad korruptsiooni käsile, aga see on sama, et peseme ennast puhtaks, teised teeme süüdi. Aga tulles korra veel Hispaania juurde, siis Hispaanias on teada-tuntud rohehullus ja selle rohehulluse all kannatavad ju kohalikud elanikud. Ja mis puudutab Euroopa Rahvaparteid, siis kaheldamatult seltsimees Weber on ju aastaid ja aastakümneid vist isegi olnud seal Euroopa Rahvaparteis üks juhtfiguure, nii et kui nüüd selgub, et ta ongi suur korruptant ja paneme tähele, et nõrgematelt inimestelt võetakse kõik ära, aga tugevamad saavad ainult juurde, siis ühel hetkel see pööratakse inimesele endale ümber, vaat siis saab olema huvitav näha, mis edasi hakkab juhtuma. Aga jätkame siit nüüd USA suursaadikuga Eestis Roman Pipko. Tema tuli nüüd siia eelmise kuu lõpus ja kui veel seltsimees Mats Ligi julges USA-d veel samal päeval kusjuures rünnata seoses selle Vene-USA koostööga, siis seltsimehed Raimond Kaljulaid ja Margus Tsahkna on muutunud natukene ettevaatlikumaks, aga küsimus nüüd siit tuleb sellest, et kuivõrd me näeme, et nad päriselt, need liberastlikud poliitikud on muutunud ettevaatlikuks või on see lihtsalt selline peituse mäng enne tõelise olustiku paljastumist. Võib-olla annaksid kõigepealt sõna Maikile. Ja, tänud. Et küsimus on see, kes see liberast seal Eestis on, et kui mäletame aasta tagasi, see oli 24. november, sai üle antud Donald Trumpile ja ta meeskonnale ja ka siis Heritage Foundationile ja erinevatesse kohtadesse sai antud isiklikult üle siis paberid, kus me soovisime nii Eestile kui Poolale uusi korralikke konservatiivseid suursaadikuid. Mäletan seda, kui Eestis ma üritasin leida poliitikuid või parteisi, kes oleks nõus on sellele paberile alla kirjutama, siis kahjuks Eestis ei olnud mitte kellelgi mitte mingit huvi ja mulle ka öeldi, et sellest ei muutu mitte midagi ja ei ole mõtet seda teha. Lõpuks siis meie MTÜ oma nime peal siis andis selle üle, MTÜ Konservatiivne Eesti. Kui jälle keegi ütleb, midagi pole tehtud, siis on tehtud küllaga. Ja Poola poolt siis Poola konservatiivid tulid kokku ja nemad kirjutasid alla sarnasele nõudele, mis läks siis Donald Trumpi administratsioonile. Ja tuletan meelde siis nii Roman Pipko kui ka siis Thomas Rose olid ühed esimesed, keda siis välja valiti uuteks suursaadikutes nii Eestis kui Poolas. Ja kuigi läks natukene aega nende kinnitamisega senatis, aga see sai tehtud ja nüüd ongi Poolas on siis Thomas Rose kohal ja ka siis Eestis Roman Pipko. Et näiteks Poolas on küll väga palju muutusi toimunud, sellepärast et igasuguste LGBT ja igasuguste rohehulluste asjade tagant on rahad ära tõmmatud. Ja tehakse suuri kohtumisi ikkagi konservatiividega ja vaadatakse, kuidas saaks ühiselt edasi minna. Eestis, ma arvan, et see tuli šokina meie korrumpeerunud eliidile. Ma ütleksin, seal on rohkesti neid, kes kardavad seda nüüd muutust, mis tuli seoses Roman Pipko saabumisega Eestisse. Ja seda nüüd saame kohe näha, kas oli asjal jumet või olnud jumet, aga võin teile ütelda kindlalt, et Ameerika on üks maailma võimsamaid riike, maailma võimsama majandusega riike, meie kõige suurem liitlane ja meie rohugarant. Ja kui vaadata, kuidas eestlased, Eesti need poliitikud ja niimoodi, nemad oma suud pruukinud on nii Donald Trumpi kui kõikide teiste suhtes, siis on selge, et siin saavad olla väga huvitavad ajad ja näha on, et ma arvan seda, et mingi hetk Eestis valitsus kukub tänu sellele. Aga ma arvan edasi. Ja aitäh. Oluline on siin juures mainida seda, et kui veel mõned kuud varem räägiti sellest, et Roman Pipko saadetakse Eestisse selleks ajaks, mil
Vene-Ukraina sõda on läbi saanud, sest paraku see nii pole veel läinud. Küll aga võib ju eeldada, et mingisugused lahendused võivad tulla järgmine aasta ja vaadates praegu Eesti olustikule otsa, siis juba praeguses nõndanimetatud valelikus kaksikliidus käärib, aga kuhu see lõpuks välja jõuab, seda me saame ilmselt alles järgmine aasta teada. Jätkaks aga nüüd siit Tõnuga. Olen öelnud varem meie saadetes ja ütlen ka nüüd, et minu meelest oli see väga hea valik, et saadeti suursaadikuks just see mees, kes saadeti. Põhjendan ka uuesti nendele vaatajatele, kes võib-olla ei juhtunud mu toonaseid esinemisi nägema. Esiteks on oluline see, et ta on Eestist pärit ja oskab eesti keelt ja ta on säilitanud sideme Eestiga, tähendab ta mõistab siinsete inimeste mõttelaadi, olgu need siis eestlased, venelased, juudid, eks ole. Ja kuna ta on juudi päritolu, aga selline haritud juut, mitte rumal ega mölakas juut, siis ta on väga elukogenud ja ta ei lase ennast lollitada, ta ei lase ennast uimaseks rääkida meie poliitikutel, kes püüakski olukorda näidata paremana, kui see tegelikult on. Nii et võib öelda, et nagu lüüakse nagu 2 või isegi rohkem kärbest ühe hoobiga. Loomulikult ta tuleb siia ajama enne kõike USA asja, aga saatuse tahtel see kattub ka meie huvidega. Ta ei tule meile head tegema, eks ole, ta saab ikkagi palka USA-st, mis sest, et ta on Eestis sündinud, aga USA ja Eesti, ütleme, patriotide huvid kattuvad praegu. Ja mis puudutab seda, et osa Eesti poliitikuid, nimetame seda siis koondnimetusega liberaalslik plokk, eks ole, on teda arvustanud või USA poliitikat kritiseerinud, aga arvestagem sellega, et nendel ei ole selja taga jõudu. Nad võivad küll arvata, et nende selja taga on Lääne-Euroopa suurriigid, näiteks Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia mitte. Aga jah, see 3 riiki küll, keda mainis, aga nendel riikidel pole jõudu. Nende majandus on languses, nende ühiskond on lõhki ja inimesed ei taha minna sõjaväkke. Just hiljuti enne selle tänase saate salvestuse algust, kas 1 või 2 päeva ennem seda vaatasin, Saksamaal oli suur meeleavaldus. Noored tulid välja, massi meeleavaldus oli. Noored ütlesid, ei, me ei taha sõjaväekohustust, me ei ole valmis sõtta minema. Me ei taha korrata sama viga, mida tehti esimese ja teise maailmasõja puhul. Ja Saksamaa Euroopa juhtiv riik, eks ole, Euroopa Liidu juhtiv riik, kui seal, kus praegu punnitatakse kõigest väest, et sõjatööstus uuesti saaks hoo sisse. Sa võid relvi toota, aga kui inimesed ei taha sõdida, keda sa sinna võtad? Kas sa palkad mingid kolumbialased sõdima, nii nagu Ukraina armee palkas võõrlegionäre Kolumbiast? Nendel oli sõdimiskogemus, mis kõik. Nii et ka meie sellel liberastlikul eliidil, tal ei ole enam muud võimalust, ta kas tõmbub tagasi või ta hakkab laulma sellist laulu, nagu sobib uuele sellele suunale. Tähendab, võib-olla läheb natukene aega mööda ja praegused liberastlikud aktivistid, propagandistid, nad on veel suuremad patrioodid, kui meie siin saates olijad olemegi ja nad ütlevad, et kuidas teie olete nii lahjad vennad, et meie juba siis õõnestasime liberastliku süsteemi seespoolt ja teie lihtsalt tegite pooles vinnas seda asja. Nii et jah, praegu tundub, et asi läheb nagu paremuse suunas ja see, et sõda ei ole praegu lõppenud Ukrainas, seda ei saa Trumpile ette heita. Sest Venemaa on valmis ju suuresti kohe kokku leppima, kui USA-l endal on oma, ka vabariiklaste hulgas on sõjatööstuskompleksi käepikendused, kellega Trump on sunnitud arvestama. Ja teine asi on see, et ikka veel ei ole suudetud leida lahendust, mis saab kaotanud Ukraina sõjaväest. Kuidas teha niimoodi, et see ei läheks Euroopasse röövretkedele. Ja siiani ütleme need, kes on tahtnud sõda lõpetada, nad ei ole sellele lahendust leidnud, aga sellele ei ole lahendust leidnud ka need, kes tahavad sõda jätkata. Selles on asi. Ja üks asi on enam-vähem kindel, peaaegu sama kindel kui surm, on see, et USA on huvitatud, et sõda Ukrainas lõpeks igal juhul enne järgmise aasta vahevalimisi USA-s. Sest kui vabariiklased seal kaotavad, see tähendab, et Trump ülejäänud osa oma ametiaast on nagu ühe käega president. Tal on käed seotud, ta ei saa mitte midagi teha, kui näiteks senatis ja esindajate kojas on demokraatide enamus. Seega ta on eluliselt huvitatud, et sõda lõpeks enne ja ta saaks suure plusspunkti valijatelt.
sest Mike võib muidugi lähemalt rääkida, aga USA-s on siiski mingi osa kõhklevaid valijaid, kes ei ole veel kindlalt otsustanud, et nad on vabariikliku partei poolt. Aga kui sõda lõpeb Ukraina nuumamine maksumaksja rahaga, siis ma arvan, et need kõhklevad valijad tulevad kindlalt vabariikliku partei poole. Ja see on praegu USA valitsuse huvi, mida esindabki Roman Pipko. Nii et mina kiidan heaks, praeguse seisuga kiidan heaks, et just selline mees meile saadeti. Praeguseks kõik selle kohta. Aitäh sulle, Tõnu. Kindlasti peab siin mainima seda, et see, kuidas Euroopa sõjapistrikud käituvad, see ju on ohtlik näide sellest, kuidas liigutakse täiesti vastupidises suunas selle, mida tegelikult näiteks Venemaa tahab ja mida võib-olla USA-s osad juhtfiguurid tahavad. Et siin läheb veel sellega ilmselgelt aega. Aga Maarjo. Aitäh. No siinkohal selles on teil täiesti õigus, et süvariik kardab, liberaalid kardavad ja millest see väljendubki sellest, et kuna meil on massimeedia on ju süvariigi teenistuses, siis Pipkost peale selle, et ta presidendiga käis kohtamas, rohkem mina ei ole artikleid näinud. Aga küll ma näen, et Neemejärvi siin teeb koos taga pilte avalikel sündmustel ja asjadel. Ehk siis Pipko ise käib ringi avalikel sündmustel, aga meedia vaikib. Ja see on, seda me ju teame ise väga hästi, et kuidas meedia, ütleme, ei lase inimesi pilti, et lihtsalt neilt võtta nii-öelda tuntus ära ja et nad ei oleks orbiidis. Täpselt samamoodi nagu siin oli meil sundüürnike meeleavaldus, 100 inimest pikett Riigikogu ees ja mitte ühtegi meediat ei olnud. Et kui me ei oleks ise filminud, siis ilmselgelt keegi ei teaks siiamaani, et niisugune pikett on olnud. Ja täpselt samamoodi tehaksegi Roman Pipkoga, aga ma ei tea, kaua nad niimoodi seda nagu nii-öelda jaanalindu mängivad, et üks hetk, kui sellele liberaalsele klikile siin hingekella lüüakse, siis on pidu läbi. Aitäh. Aitäh, Maarjo. Vaat selle koha pealt, ma kohe jätkan, aga annaks enne seda Maikile veel vastusena võimaluse. Ja üks asi, mida peate aru saama, mis Roman Pipkoga toimub, miks ta tuli siis Eestisse koheselt, on see, et see sama teema, et kuidas Ukrainas on nüüd vahele võetud hulganisti igasuguseid sullereid, kes on siis Zelenskiga seotud ja see raha ju liikus läbi Eesti, et see on isegi USA kindralid on ütelnud seda, et tohutud miljardid on puudu ja väga tõenäoliselt see raha pesti läbi Eesti ja näidatakse näpuga Kaja Kallase peale, Tsahkna peale ja Michali peale otseselt, nii et selles mõttes huvitavad ajad on tulemas. Ja Tõnul on veel vastusena võimalus. Mulle jäi kuidas silma mõni päev tagasi enne selle saate salvestuse algust. Ma vaatasin Facebookist, kas keegi plaan B inimestest oli pannud pildi selle kohta, kuidas USA uus suursaadik Roman Pipko kohtub Andrus Merilooga, Eesti Kaitseväe juhatajaga. Ja seal juhiti tähelepanu, et huvitaval kombel Meriloo varukalt oli nagu Ukraina lipp kadunud. Kui tal ei olnud see juhtumisi sellel varukal, mis jäi teisele poole, mida ei filmitud või pildistatud. Kui see oli tõesti nii, et Ukraina lipp oli kadunud sealt, siis see näitab, et tegemist on suunamuutusega ja osa tuulenuusutajaid juba ongi oma suunda muutnud. Seda tahtsingi lihtsalt mainida, märkida. Ja ma kinnitan ka üle, et see oli kadunud. Seda uudist ma nägin ise ka, et kõik kommentaarium kihas, et mis asja, kus Ukraina lipp on. Aga see on hea märk, see on suurepärane. Nii, aga kõigepealt siis selle Maarjo eelneva jutu juurde markeerides, et tõepoolest möödunud kuul oli siin 11. kuupäeval meeleavaldus, osales umbes 100 inimest, nagu hästi välja tõid. Ja siin tekib nagu see küsimus. Tõnu tõi välja, et Saksa meeleavaldus osales suur hulk, räägime siin tuhandetest või isegi 10 000 noortest.
ja samal ajal meil Eestis tuleb vaid heal juhul 100 inimest kohale, siis tekib küsimus, et vaadates näiteks praegust ilma siin Baltikumis ja noh, võib-olla Saksamaal on parem ilm kui meil siin, et võib-olla paistab päike ja siin on pidevalt lauspilves ja rõske. Mulle tundub endale isiklikult, et selles õhkmassis on midagi sisse lastud, millega siis inimeste meeli manipuleerida ja mõtlema panema nii, et mis ma ikka meeleavaldusel lähen, et mul on elu hästi, et no, see on tegelikult kurb ja see on kõik tänu sellele, et meil on selline õhk mürgitatakse pidevalt ära ja tänu sellele tekivad ka haigused, mida siin fabritseeritakse, kaasa arvatud linnugripp ja muu selline hullus, mida juba Euroopa Liidus surutakse peale. Nii et lõppude lõpuks selleks, et igasugused väärastumised nagu need LGBTQ+ propagandat siin ükskord ära lõpeksid, et need ei läheks kuskile tegevuskavasse sisse, läheb vaja ikkagi väljaspoolt seda survet, sõna otseses mõttes. Aga jätkame siit nüüd kohaliku küsimusega ja ennekõike räägime esmalt Tallinnast. Nimelt siin nüüd eelmisel nädalal, täpsemalt siis jah, novembri lõpus, tuli üllatuskandidaadina Tallinna linnapea kandidaadiks valitsusega rahulolematu senine Konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp ja tema puhul tekib nagu see küsimus, et oli see tegu juhusega, et Isamaa see juhtkond, kes on muidugi äärmiselt globalistlik ja tegelikult teeb ainult poose, ta välja valis Tallinna tulevaseks või siis nüüdseks linnapeaks või on tegu ühega nendest tehnokraatidest, keda valmistati teatud määral ette, sest et siin on räägitud, et temaga oli juba räägitud võimalikust linnapea kohast vähemalt nädal ja kuu ette, ehk siis 21. novembri paiku umbes. Et mida sellest kõigest siis arvata, et kuna meil on siin Isamaa hingeelu tundev Tõnu ka siin, siis annaks kõigepealt talle sõna. Mina leian, et see on otstarbekas otsus. Toodi inimene, keda on üsna raske rünnata, kuigi Maris Lauri veel samal päeval ründas, kui see uudis avalikustati ja ütles, et tegemist, et Reinsalu ja Kõlvart leidsid sobiva käpiku, umbes niimoodi kirjutas. Noh, naeruväärne avaldus, aga ikkagi. Sest ütleme niimoodi, et praeguses olukorras Tallinna linnapea amet on kõike muud kui auamet. Tallinn on sellises seisus, eriti eelmisest võimuliidust jäetud, et seal tuleb, noh, sisuliselt see töö on nagu sibitöö. See pead rookima seda samust, haisvat või solki, et natukenegi korda saada linna. Niivõrd palju on tehtud ideoloogiapõhiseid rumalaid otsuseid, kui keskerakondliku linnavalitsuse ajal Tallinnas oli selge, et siin on korruptsioon, aga üritati püsida mõistlikkuse piires. Siis pärast seda, kui keskerakondlik linnavalitsus kukutati umbes 1,5 aastat tagasi, natukene rohkem Tallinnast, siis ju hakati ideoloogia põhiselt valitsema. Ja hea, et oli seal, jah, Isamaa oli võimuliidus, aga ka Isamaa oma osa neid esindajaid tegi seal lollusid. Näiteks Kristjan Järvan laskis panna liiga tihedalt liiklusmärke. Võib-olla ta sai nagu oma veast aru, sest ta muutus ka nalja numbriks ja kui ta nüüd uueks abilinnapeaks saab, siis ta äkki käitub mõistlikumalt. Aga mis puudutab Peeter Raudsepa valimist, siis ta ju ise tunnistas, et ta suhtelt viimasel hetkel võttis selle vastu. Ta ilmselt andis endale aru, et see ei ole jah, mingi auamet, et ta ei võida nagu sellest midagi. Aga missioonitundest tuli välja. Ma olen seda valikut arutanud korduvalt ka Andres Saukasega ja Andres leiab, et see oli õige tegu. Peeter Raudsepp tehnokraadina tuli välja. Ja kui ta on selle aja ära, mis Isamaa linnapea saab olla 2 aastat, eks ta ise otsustab edasi, mis teeb. Aga kindlasti oli vaja tehnokraati, täiearulist inimest, mitte mingit politrukki. Sest kui oleks kas või Isamaa oleks esitanud mõne ideoloogia põhiselt mõtleva inimese linnapeaks, näiteks nagu selle endise ministri, kes ütles, et punamonumendid on relvad. Ja no neid, kes vindi üle keeravad, neid on Isamaast teisi olnud. No siis oleks asi jamaks läinud. Ja ma ei saa aru, miks Isamaa juhtpoliitikute kallal näritakse, sest võimuliit Keskerakonna ja Isamaa vahel oli ju kõige populaarsem. Tehti arvamusküsitlused Tallinna valijate hulgas ja see oli ülekaalukalt kõige populaarsem, kõige suurem eelistus inimestel. Mina, ütleme, Lasnamäe elanikuna olen selle valikuga rahul.
ja olen üsna kindel, et nii Isamaa kui Keskerakond on oma varasematest vigadest ja lollustest õppinud ega hakka neid kordama. Ja eriline, no põhjus, miks liberastid nagu erilise vihaga ründasid Isamaa juhtkonda ja ka Peeter Raudsepa just enne linnavalitsusse ametisse nimetamist oli see, et nad tundsid, et võim hakkab nende käest libisema. Nad olid ju teinud Isamaaga koostööd alates 2022. aastast, kui see koroona jama läks lahti. Ja arvati, et kui on koos nagu susserdatud, tehtud igasuguseid huvitavaid kombinatsioone ja tehinguid, et siis Isamaa on nüüd niivõrd seotud, et ta on sunnitud nagu tulema. Mäletate ju, et nii Ossinovski kui ka teised olid täiesti kindlad pärast 19. oktoobri valimised, et mis sellel Isamaal valikut on, ta ikkagi tuleb, teeb meiega võimuliidi, aga selgus, et seekord võitis terve mõistus. Nii et see, mida ma soovitasin Isamaale juba 2022. aasta suvel, alles nüüd siis jõudis kohale, et tuleb ikkagi nagu terve mõistuslikult tegutseda, sest vahepeal oli selline mulje, et Isamaal puudub üldse oma ajutrust. Või kui see ajutrust on, siis see asub väljaspool Isamaad, tähendab Isamaad juhitakse nagu mingit asja. Ja ma leian, et lõppkokkuvõttes on hea, et Peeter Raudsepp saab linnapeaks. Kui ta suudab usaldust õigustada, tal võib olla tulevikku. Sest ajaloost on teada ka lähiajaloost, et tehnokraadid on toonud ühiskonnad ja ka suured linnad kriisist välja, kuhu need on sattunud poliitikud ideoloogia põhise ja rumala juhtimise tõttu. Praeguseks minult kõik. Ja aitäh sulle, Tõnu. Ja tõepoolest, see mõttetu roheagenda nende keskkonnamajadega muulgas ka siis jah, et päikesepaneele panna katusele, kui päikest ei ole, see on eriti küüniline. Aga siin ma veel enne, kui ma annan Maikile sõna, ma rõhutaksin ühe asja ette ära. Et juba see oli veebruaris 2025, umbes 10 kuud enne praegust, oli Elvis Brouwer, kes oli meiega tookord piketil seoses sellega, et OSCE vaatlejarühm oli Eestis käimas, öelnud, et järgmist koalitsiooni moodustavad Keskerakond ja Isamaa. Ja nüüd tuleb öelda, et tal oli õigus. Nii et tõesti selline olukord. Aga jätkaks nüüd Maik sinu mõtetega. Ja tänu. Et tegelikkuses ega Tallinnal on see parim variant Isamaa ja Keskerakonna liit. Et mõlemad on olnud sellised tsentristlikud parteid, mõlemad on globalistlikud parteid. Parempoolsed nad kindlasti ei ole. Rahvuslikud, nad on täpselt ühe palju rahvuslikud, nii et ega seal midagi teha ei ole. Ja kui ma vaatan seda, mida on Reinsalu teinud just ütleme väljaspool, kui ta oli välisminister, kuidas ta käis Ameerikas, kuidas ta ajas seda liberaalset agendat, kuidas jagati raha välisministeeriumi poolt kõikidele suurem osa Eesti ajalehtedele välismaal ja Eesti seltsidele välismaal ja just selle nõudega, et tuleb olla kosher, liberaalne. Nii et tema suhtes mul ei ole erilisi nagu illusioone. Võtame siin teise inimese, Jüri Ratase, kes siin Facebookis alles hõiskas, et kui oli umbusaldushääletus Euroopa Liidu parlamendis ja see läbi ei läinud, siis ta hõiskas selle, et meie inimene jäi pukki edasi. Siis on selge see, et see ei tee mitte midagi head Isamaale. Aga eks Isamaa ka tunneb, et tuuled muutuvad, vaja ninaga tõmmata tuult, kuhu poole minnakse ja eks sellepärast ta üritabki nüüd välja näidata rohkem sellist konservatiivset joont. Sama on siis Keskerakonnaga, kes siis üritab minna rohkem siis konservatiivsuse poole peale, mõistlikkuse poole peale, eriti kui nad võtsid siis Jaak Madissoni ja teised enda kampa ja arvatavasti eks neid liitujaid tuleb veelgi just nendest pisikesest parteidest, kes ei saa püünele, lihtsalt ei olegi võimalik saada püünele ja äkki läheb rohkem siis eestimeelsemaks, rohkem siis konservatiivsemaks, aga jätke meelde, et nad ei ole mitte mingisugused parempoolsed, vaid nad on täielikult tsentristid. Aga see on parim tulemus, mida ma näinud olen, aga jällegi, kui vaatad Eestit ja vaatad Eesti uudiseid, siis need, kes said võimule ükstaskõik kus kohas, esimese asjana ikka vaadati seda, et kuidas palk suureneda võiks,
kuidas enda rahakotti nagu rohkem jääks. Ja noh, kas rahvaga arvestatakse? Ei, mitte. Järjekordselt jälle müts pähe tõmmatud inimestele. Ja eks inimesed ise ka paljuski hääletasid selliste tegelaste poolt. Aga ma annan edasi. Ja aitäh, eks vastab jah tõele, et Isamaa ja Kesk on rohkem seal tsentris ja sa tõid tulevase teema osa ka lühidalt välja, aga sellest siis veidi aja pärast, aga olgu jah siin öeldud, et selgelt me näeme ju, kuidas tegelikult siin nagu suuresti on see parteide ühisosa nagu näha, aga praegu vaadates jah seda, kuidas Tallinnas asjad käivad ja kuidas käivad Tartus ja Pärnus, siis noh, siin on ikka selliseid lõhesid taga, et noh, selle juurde me tuleme natukese ajast tagasi. Aga Maarjo, sinu hinnang? Aitäh. Selles suhtes, et Keskerakond ja Isamaa on no, kõvasti paremad kui Reform ja sotsid. Aga nad ei ole ka ideaalsed, et noh. Aga mis ma tahtsin nagu öelda, et tegelikult mul on väga hea meel näha Chris Kärneri tegevust Isamaas, kes nii-öelda neid mugavuspoliitikuid Lukasega eesotsas loputab korralikult. Ja pull on vaadata siis meedias, kuidas Reinsalu niheleb, et ei saa ka nagu seisukohta võtta, on ju, aga samas Reinsalu ilmselgelt ta nagu Maiki siin tõi välja, et muutused on tulekul ja konservatiivne pööre on tulekul ja selle vastu ei saa ja liberaalid surutakse nii-öelda võimult ära korralikult. Jah, aitäh. Ja suur tänu sulle, Maarjo. Tõnu, sinu vastusena? Huvitav on jälgida, kuidas Tartus Isamaa läks koostööle oma ideoloogiliste vaenlastega, aga Tallinnas võitis terve mõistus. Nii et ma arvan, et need, kes moodustasid Tallinnas võimuliidu, nendel on veel Isamaa poliitikutena riigi tasandil tulevikku. Ma ei ole sama kindel Tõnis Lukase osas, sest tema jättis kuidagi nagu väga selgrootu mulje. Ma tunnen ka ise Isamaa Tallinna või Tartu organisatsiooni inimesi ja ma tean, et lõviosa nendest on eestimeelsed ja lõviosa nendest ei salli Reformierakonda ega ka sotse, nii et nad ei taha nagu sellist võimuliidu koosseisu, mis seal valiti. Ja Chris Kärner, no ma teda isiklikult ei tunne, kui ma vaatan tema esinemisi, mulle jääb selline mulje, et ta ei ole mingi tippintellektuaal, aga samas temas on elujõudu ja tundub, et ta on õppimisvõimeline. Samas Tõnis Lukas, kes peaks olema tippintellektuaal, ta peaks olema rahvamees, eestimees ja mis kõik, ta on mõjunud seal võimu läbirääkimistel kuidagi vingerdajana ja vaata, vingerdajatest rahvas ei pea lugu, sest sa tunnetad, et nendes ei ole jõudu. Ja Tõnis on mõnikord küll esinenud, mitte mõnikord, üsna tihti kõmiseva kõnega kuskil koosolekul. Kõne ise on huvitav, ilus, kõik välja peetud, aga sa vaatad, ta on tihti nagu tühja tünni kõmin. Ja lõplikult sain sellest aru siis 2024. aasta novembris, kui Isamaast mind salakaebuste alusel ja nii kirjutatud kui kirjutamata seadusi eirates välja arvati. Minu teada hääletas minu poolt ainult Riina Solman ja Tarmo Kruusimäe. Üheltki teiselt juhatuse liikmelt ei ole kuulnud, et nad oleks selle ülekohtu vastu või salakaebuste või laimu vastu välja astunud. Keegi pärast ei öelnud mulle, et tead Tõnu, et ma küll toetasin, kaitsesin sind, aga ma jäin vähemusse, anna andeks, et me ei suutnud nagu sinu eest seista. Ei. Ja Tõnis Lukas, kes ennast näitab kõva isamaalasena, tema pole samuti nagu mulle midagi sellist öelnud, et ma ei leia, miks peaks eestimeelsed inimesed nagu tema poolt olema. Jah, ta on võimekas, tal on suuri teeneid, aga ta on minevikumees. Ja Chris Kärner seevastu tundub, et ta on tulevikumees, kui ta oma esinemisoskust ja eriti eesti keele oskust liidib. Siis tal on tulevikku. Ja minu meelest ta mõjub nagu looduse sanitar Tartu volikogus, ta on igati vajalik vend. Jah, aitäh sulle, Tõnu. Ja eks ta ole jah niimoodi, et seal Isamaas on väga eripalgelisi inimesi, et Tõnis Lukas kui Tartu volikogu juht nüüd, sest ta ise ju Isamaa fraktsiooni ei kuulu, aga Chris Kärner kuulub ja eks siis saab näha, et mida see Tõnis Lukas nüüd siis peale hakkab. Aga lähme siit siis nüüd omavalitsuste juurde laiemalt. Ja siin
küsiks lihtsalt sellist asja, et kuna siin juba omavalitsust puudutasid põgusalt Maik ja Tõnu, siis alustaks küsimusega niimoodi, et kuidas siis saab niimoodi olla, et kui tehakse võimumänge, näiteks no, siin toon lihtsalt mõned näited suuremate linnade näitel, et praegu on kindel see, et Pärnus näiteks on valimisliit, mis on tegelikult sotside see osakene, on linnapea tooli juures, siis kõik teised välja arvatud Reform ja Isamaa on siis koalitsioonis. Tartus üllatuslikult on aga Reformierakonna käes see peamine võim, Isamaa on siis köie lohistaja suures plaanis, aga Tallinnas on jah, siis Isamaa ja Keskerakond võimu jagamas, et kuidas ometigi saab niimoodi olla, et võimu mängides enesepalkasid tõstetakse, näiteks Tartu linnapea Urmas Klaas tõstis saab nüüd palka kuskil umbes 1200 eurot juurde, 8606 ja millist kahju see kohalikele põhjustab kaugemas plaanis, et annaks kõigepealt sõna Maikile. Ja, noh, oli aasta 2002, kui kutsuti mind ka valimistele, et see oli siis Rahvaliit sellel ajal. Ja noh, ma hakkasin selle peale mõtlema, ma ei saanud aru, et milleks üldse inimesed ronivad sinna vallavalitsusse, linnavalitsusse, miks nad üldse jamavad sellega, miks sinna alla üldse raha panna, sest et noh, võim on suhteliselt vähe ja noh, ütleme tavaliige, siis ega nad ei teeni ka midagi. See ühine nimetaja on korruptsioon. Kõik tahavad olla võimul sellepärast, et äkki midagi neile tilgub või nende parteile midagi tilgub. Ei ole jällegi kaugelt vaja asju otsida, on ju teada, noh, mida ma ise kogenud, kui on vaja teatud pabereid kuskil vallas kiiresti ajada, väikse niukese abiraha eest aetakse sul see asi päevakorda, mis võtaks sul mitu aastat aega. Nii et no, kõik on see, ongi, mille pärast nad tahavad sinna linnavalitsusse igal poole ronida, on korruptsioon, keegi, noh, ütleme neid, kes on tõesti ausad ja kes tõesti tahavad midagi riigi jaoks ära teha, ma arvan, neid on väga vähe ja siis ongi niimoodi, et ollakse nõus ükstaskõik kellega, kas või kuradi endaga liitu minema, et saada osa siis sellest väiksest nutsust. Aitäh! Ja aitäh sulle, Maik. Et noh, eks ta nii ole jah, et aastate jooksul on asi ainult hullemaks läinud, aga Tõnu, ma annaksin sulle vastusena võimaluse, kui sa saad ka tegelikult järgmisena seda teemat lahata. Ole lahke. Mulle tekkis huvitav võrdlus, nimelt kui ma Maiki juttu kuulasin, ma mõtlesin, et tegemist on nagu kelneriga. Vaata, kelneri palk enamasti on ka ju väike, aga rõhutakse sellele, et kliendid annavad palju jootraha ja siis ta saab ikka korraliku palga kokku. Seda tahtsingi märkusena öelda lihtsalt. Jah, aitäh, aga siis nagu öeldud, sa saad nüüd seda omavalitsuste palka tõstmise teemat veel puudutada. See on komme, et need tõstavad palka ja põhjendavad igasuguste asjadega seda ja tundub, et tavavalija on muutunud selle suhtes tuimaks juba. Sest kui keegi tõstab endal palka 1200 euro võrra ja palju inimesi ei saagi nii suurt kuupalka, mis oleks 1200 eurot, siis nad ei tajugi seda enam. Nad on tuimaks muutunud, sellised valijad elavad oma igapäevaelu, mõtlevad, kuidas otsaga kokku tulla, paljud on masenduses võib-olla, mitte võib-olla, vaid kindlasti on. Ja siis see ei lähegi neile enam korda. Nad saavad aru, et see on ebaõiglane, aga neil puuduvad nagu võimalused seda mõjutada. Näiteks Tartus paljud heausksed inimesed hääletasid Isamaa poolt, nad arvasid, et kui Isamaa saab palju hääli, siis lõpeb Reformierakonna valitsusaeg, aga need tutkid selgus, et mindi hoopis pandi nagu leivad ühte kappi selle asjase vaenlasega ja ongi kõik. Ja sarnane lugu on paljudes muudes omavalitsustes. Ja kui sa tahad vallaametnikuga hästi läbi saada, siis paljud inimesed panevadki suu lukku, nad jätavad ütlemata, mida on vaja teha ja mida, ütleme, vallavalitsus on teinud ebarahuldavalt. See on kurb, aga see on Eesti tegelikkus praegu. Seda saab muuta loomulikult, aga praegune seis on selline. Ja aitäh sulle, Tõnu, ja vastusõna võimalus Maikil. Tuleb jälle meelde see, kui EKRE sai valitsusse omal ajal ja mul tuttav siis Tallinnast, kellel on siis, ütleme, suurem ettevõtmine,
kurtis mulle, et kuradi jama on, et nüüd ei tea, kellele maksta, et segadus on majas. Noh, ma arvan, et jah, hästi, aitäh. Paraku jah, see valijate tuimus on üsna kurb tendents, aga siin tuleb ka arvestada sellega, et tänu nendele kurikuulsatele e-valimistele, mis meil veel praegu kehtivad ja selles suhtes nüüd, kui saade avaldaks, on need e-hääled juba hävitatud, siis me peame tõdema, et meil on endiselt ebalegitiimsed võimud selles plaanis juures. Aga Maarjo, ole lahke. Aitäh. No minule endale isiklikult tundub see niisugune valijatele ja rahvale näkku sülitamisena, et esiteks, kui nüüd võtta see Tartu teema, et Isamaa annab oma koha Reformierakonnale ja siis veel Reformierakonna siis linnapea veel tõstab omale palka ka. Aga samas üle Eesti kõik räägivad, et tuleb kokku hoida ja riigil raha ei ole ja mingid niisugused teemad ja siis lihtsalt tehakse niisuguseid lükkeid. Et mujal riigis ma ei kujutaks ette, ma arvan, et rahvas oleks ammu tänaval. Aitäh. Ja aitäh. Eks ta nii ole, et meil paraku see ühiskondlik aktiivsus on väga madalaks läinud, aga eks näeb, mis siin üldse saab. Aga jätkame siit nüüd siis operatsiooniga Midas, mis siin nüüd kuu keskel hakkas lahti rulluma. Ja ma loen mõned lõigud siit ette sissejuhatuseks sellesse teemasse. Ukraina riikliku korruptsioonivastase büroo NABU läbi viidud operatsioon Midas keskendus riigile kuuluvale tuumaenergiaettevõttele Energoatom, mille aasta käive on ligikaudu $4 miljardit. 11. novembril arreteeriti 5 kahtlusalust, 12 Tümur Mintish ja Oleksandr Zuckerman põgenesid. Otsiti läbi 70 maja, sealhulgas justiitsminister ja riigikaitse ja julgeoleku nõukogu liikme Herman Halushchenko oma. Peaminister Julia Svorudenko kõrvaldas ta ametist. Ja sellesse juhtumisse on segatud ka praegune riigikliku kaitse ja julgeoleku nõukogu sekretär Rustem Umierov, kes kogub Floridas deklareerimata maad. Ta viibis sellel ajal Istanbulis. Ja nüüd hiljuti, see oli siis nüüd umbes samal ajal, mil Peeter Raudsepa nimi Tallinna linnapea kohal avalikuks tuli, kõrvaldati Zelenski administratsiooni juhtivpositsioonilt Andrii Jermak, kes oli pikka aega Zelenski parem käsi. Ja nüüd tekib siit küsimus, et kui Zelenski pidi oma sellest paremast käest loobuma, siis kui tõenäoline on, et ja kui mitme kuu pärast me räägime Zelenskist kui kõrvaldatud isikust juhtivpositsioonidelt ja siinkohal annakski kõigepealt sõna Tõnule. Ma arvan, et Zelenski jäetakse lõpuks, ta on siis nagu kirss tordil. Enne võetakse ette kõik tema abilised, pigistatakse need infost tühjaks ja siis jõutakse temani. Muidugi, kui ta tervis nii kaua vastu peab, sest kui inimene on nii kõvasti uimasteid tarbinud juba, ükskõik mis ettekäändel, aga on tarbinud ja siis tervis ei pea lõpmatult vastu. Ma lugesin hiljuti, et Zelenski omaaegne kõva toetaja Igor Kolomoiski oli temaga tülli pööranud ja arvustas teda päris karmilt juba lahtise tekstiga. See tähendab, et nüüd, kus see pande Kiievis on ärevusse sattunud, nende see ringkaitse on purunenud, sisuliselt on see purunenud, sest saadakse aru, et esmatähtis on päästa oma nahk. Ja nüüd põhiasi, mida Zelenski ja teised võtmekujud seal Ukraina režiimi puhul püüavad saavutada, on see, et rääkida endale välja pehme maandumine. Et jah, nad loobuvad võimust, aga nad ei taha oma varandust kaotada, nad ei taha vangi minna. Ja selle nimel käibki praegu kõik. Äärmiselt eluvõõras on arvata, et nad mõtlevad selle peale, mis saab Ukraina riigist pärast rahuleppe sõlmimist. Sest kui ikka viimase 3-4 aasta jooksul on kõrvale toimetatud niivõrd suured rahasummad,
siis selle arvelt on võimalik elu lõpuni elada ja elada veel mitu põlvkonda edasi nagu miskad. See meenutab mulle teatud määral Nauru elanike saatust. Omal ajal üks Austraalia kompanii ostis Nauru saare fosforiidivarud ära ja siis ta andis kohalikele elanikele ülikülluslikku valuraha, mille eest need ise said elada kuni elu lõpuni ja siis ka mitu põlvkonda järjest on kõik materiaalselt kindlustatud. Midagi sellist võib oodata nüüd ka äkki siis neid Ukraina juhte. Muidugi tuleb arvestada, et mida neil on pakkuda lääneriikidele, kes neid kaitsevad. Iseenesest nad ei ole asendamatud inimesed. Ma tean praegusest Ukraina juhtkonnast ainult ühte inimest, või ütleme endisest, keda võib tõesti helgeks peaks nimetada ilma jutumärkida, see on Aleksei Arestovitš. Tõesti väga mitmekülgne, väga haritud, laia silmaringiga, väga hea sõnaosav inimene. Ja võib-olla mingil määral ka Boksija Klitško, kes on Kiievi linnapea. Tema on sportlasena välja paistev, teda on inimkonnale vaja. Aga kui võtame need teised vennad, kes seal on, nad ei ole ju asendamatud ja mina ei imestaks üldse, kui nende lääne isandad jätavad nad hätta. Ütlevad, et võib-olla lubavad neile midagi, aga ei pea seda lubadust. Ma arvan, et see asi hakkab lagunema ja Zelenski, kui ta tervis peab vastu, siis ta võetakse ette viimasena. Ja praegu tundub sedamoodi, et Ukraina tükeldatakse ja seda selleks, et päästa neid inimesi, kes elavad aladel, mis lähevad siis vastavalt Poola, Ungari ja Rumeenia kontrolli alla. Sest kogu Ukrainat Euroopa Liitu võtta on võimatu praeguses suuruses. Ja tuleb teha seda, mida saab teha, sest need inimesed, nad on sõjast väsinud. Need, kes lähevad siis Poola, Ungari või Rumeenia alla, nad saavad rahuliku elu peale. Nad võib-olla on, mingi aeg on teise järgu kodanikud, aga nad saavad rahuliku elu peale, nad ei pea pidevalt virelema, sest Poolas, Ungaris ja Rumeeniaski on korruptsioon siiski tunduvalt väiksem, kui on Ukrainas. Ja inimesed Ukraina nendes osades on selle ära teeninud ja siis me saame keskenduda ülejäänud Ukraina ülesehitamisele. Ja nagu Andres Saukas on korduvalt öelnud, et riigi taastamine on vähemalt sama edukas äri, kui on riigi purustamine sõjaliselt. Sealt tulevad tohutu võimsad hanked ja selle nimel hakatakse võitlema nagu elu ja surma peale, kujundlikult öeldes, või mitte ka päris kujundlikult. Praeguseks selle teema kohta kõik. Ja aitäh sulle, Tõnu. Tõsi on jah see, et naaberriikides, mida sa välja tõid, on see korruptsiooni tase väiksem ja loomulikult eks see, et viimaste aastate jooksul selliseid summasid üldse suudetud välja kantida on tänu sellele, et siin ühiskonda on teadlikult lõhestatud ja siin me ju teame, et Ukraina ju tahab ka digitaliseerida oma riiki, aga kui selliselt niimoodi edasi minnakse, et mehi röövitakse, siis pole varsti enam inimesi, kes seda riiki ülal peaksid. Et see on karm reaalsus. Aga Maik, ma annaksin sulle järgmisena sõna. Ja esimesena räägiks sellest, mis mul siin paar päeva tagasi oli televisioonis, et BlackRock on siis suurim maaomanik Ukrainas. Ta on ostnud nii mõlemilt poolt maad kokku, mis imeodavalt, kuna inimesed lähevad sealt enda majadest minema, jätavad siis põllud ja kõik selle vara sinna maha, siis BlackRock on neid imeodavalt üles ostnud. Asja teeb muidugi huvitavaks see, et nii nagu ma aru saan, need osad, mis siis on okupeeritud ala peal, jäävad ikkagi BlackRockile, isegi kui Venemaa on siis selle üle võtnud selle osa. Nii et siit näete, kuidas maailma suurimad korporatsioonid teenivad igatepidi ja teenivad just väikeste inimeste ja tavaliste inimeste üles, kes saavad kõige rohkem niinimetatud peksa. Rääkides sellest korruptsioonist ja Zelenskist, siis see korruptsiooni uurimise asutus, mis siis Zelenski ette võttis, oli ja on rahastatud USA poolt. Ja on selge, miks seda tehti. Need asjad olid ammu teada, need korruptsiooni asjad, kuidas need rahade liikumised olid ammu teada. Aga ahel selles, et nii Euroopa Liit kui ka siis Zelenski tahtsid seda sõda edasi pidada. Nii et see on tavaline ameeriklaste käitumine, mis on siis väljapressimine ja just selle nimel, et see rahuleping alla kirjutatakse ja ma usun, et see tehakse
veel enne selle aasta lõppu tehakse ära. Nii et noh, need asjad, sellepärast ka käib Brüsselis nüüd läbiotsimised asjad, et need asjad on USA kontrolli all ja lihtsalt neid sunnitakse tegema, kas siis teete nii, nagu meie tahame või lähete vangi elu lõpuni. Ja aitäh sulle. Siin jah, tuleb ära öelda, et see BlackRocki teema on ju eriti intrigeeriv, et ükskõik, kes maade omanikuks lõpuks ei saa ja BlackRock ikkagi kontrollib seda, siis siin see on väga hoiatav näide, et mis võib tulevikus Eestiga juhtuda, kui me samamoodi laseme ennast üle sõrme tõmmata ja kaheldamatult me näeme veel siin selle kuu jooksul, mis nüüd viimane on sellel aastal, huvitavaid arenguid ja kuidas need kulgevad uude aastasse, see on juba iseküsimus. Aga Maarjo, ole lahke. Aitäh. No mina näen seda, et see Ukraina korruptsioon ja selle rahuleppe järgselt see teema ei jää ainult Ukrainasse, seda on nagu Maiki siin toonitas, et ta on juba Brüsselis juba läbiotsimised käivad. Et panin Facebooki ka siin üks nädal aega tagasi suure postituse või oma nagu hüüdlause, et kõik, kes on aidanud Ukrainasse raha kokku kühveldada, on osalised nii-öelda kuriteos. Selle eest ma sain muidugi, osad kiitsid ja osad peksid mind seal täiega. Aga jah, eks ta nii ole, et lõpuks need niidid jõuavad meil Eesti ja siin võib täiesti vabalt olla, et ka Eestis hakkavad pead lendama. Aga Zelenski osas mina näen seda, et jah, ta teebki nii-öelda omale pehmet maandumist ja mis on ka loogiline, sest selle rahuleppega on ju see teema, et need samused sõjaväelased, kes seal on võidelnud, need hunnikutes perekonnad, kes on kaotanud oma parimad pojad seal sõjas, siis tekib küsimus, et mille eest nad surid, vaata, sest kõik alad ju jäetakse Venemaale ja siis tuleb see löök Zelenskile ja ma olen täiesti kindel, et seal Ukraina omad rahvuslased juba teritavad nuge ja tahavad soolikat välja lasta seal. Et ja noh, ilmselgelt Zelenskil vist muud võimalust ei ole, et ennem seda jama siis kuidagi riigist põgeneda. Seda siis peaks eeldan, et aitab äkki USA. Ja noh, üldiselt see Zelenski tulevik on üsna segane, et ma ei kujuta ette, mis tast saab. Võib-olla lavastatakse tema surm, et ongi, näed, sai surma, ma ei tea. Aga tal jääb väga palju vaenlasi järgi, kes ihkavad tema surma peale seda rahulepet. Aitäh. Ja aitäh, Maarjo. Oluline on siin veel lõpetuseks markeerida seda, et veel mõned kuud varem Zelenski enda partei ja siis tema ise olid valmis korruptsioonitõrje laiali saatma selleks, et siis saaksid asjad rahulikult edasi toimida, aga rahvas tuli siis ilmselt USA mahitusel ka kaudu tänavatele ja siis oldi sunnitud see eelnõu tagasi võtma. Üllatus missugune. Seega võib eeldada, et neid üllatusi tuleb Ukraina teemaga seoses veel ja arvata on, et ega need, kes praegu veel juhtivatel kohtadel on, et neist keegi ei jää sellest asjast puutumata, aga Eesti osa selles, noh, me teame, palju on rahasid saadud, aga seda raha me tagasi ei saa ja selle tõttu on ka meie enda inimesed sattunud vaesusse, et see on üsna karm olukord. Aga sellega siis nüüd oleme ühel pool ja nüüd siis on jäänud üks teema veel ja see on nüüd värskelt siin, ütleme, 1,5–2 nädalat tagasi juhtunu ja puudutab see Valge Maja väliterritooriumil toimunud tulistamist. Ametlikel andmetel on vähemalt üks surnu, võib-olla Maik saab seda teemat täpsustada, aga räägib siis selle sisu lahti. Nimelt siis AP Newsi teatel tulistati kolmapäeval 26. novembril 2 rahvuskaardi sõdurit otse Valge Maja perimeetri lähedal 17. ja HN2V tänava nurgal ja president Trump vastas, öeldes, et mõlemad sõdurid said kriitiliselt haavata looma poolt, kes tulistas 2 rahvuskaardi liiget
ning ütles, et ründaja maksab väga kõrget hinda. Ründajaks siis oli teadupärast, nüüd on selgunud afganistanlane, kes oli põgenenud sealt Afganistanist siis, kui USA sõdurid panid sealt minema Joe Bideni ajal veel, kusjuures 4 aastat tagasi. Ja presidendi sõnad viitavad siinkohal üksikule vahi all olevale tulistajale. Ja siit minu küsimus, et kui mitu taolist juhtumit veel läheks vaja, et siseriiklikult muutuks see õhkkond siin, tähendab siis ütleme USA-s ennekõike diktatuuriliseks, kus enam vabadust ei saa enam olla, sest et pidevalt juhtub selliseid asju, kus kord tapetakse üks rahvuskaartlane ja siis lõpuks minnakse lausa rahvusvahelise terrorismini välja, droonirünnakud ja ma ei tea, mis kõik veel, et Maik, võib-olla sul on selle kohta midagi öelda? No, mis siin ikka rääkida on, et selge see, et seesama mees, kes tulistas, oli Afganistanist pärit. Kuidas ta USA-sse sai? Ta sai niimoodi, et ta tegi koostööd CIA-ga Afganistanis ja siis kartis oma siis julgeoleku pärast ja muidugi terve perekonnaga siis toodi USA-sse. Nüüd probleem on selles, et talle ei tehtud ja ühelegi neist, kes tulid sealt Afganistanist, afgaanidele ei tehtud korralikku taustakontrolli. See jäeti vahele. Noh, ma usun, et seda jäeti meelega vahele, sest et tahetaksegi ju sisse tuua igasuguseid probleeme. Noh, see on ju George Sorose käekiri igal pool ja see Bideni poolt ongi sisse toodud, kui sa vaatad neid somaallasi, vaatad neid haitilasi, kes on toodud USA-sse sisse, kõik on ühe selle mõttega toodud, et saaks asja jumala eest keeruliseks teha. Niimoodi ja noh, nüüd tuli välja see, et seesama afgaan radikaliseerus USA-s oma siis moslemist sõpradega ja noh, nad mõtlesid siis selle plaani välja. Kindlasti ta ei olnud üksinda, vaid seal on terve trobikond taga, vähemalt niimoodi räägitakse konservatiivsetes uudistes. Ja noh, ei tea, kui kaugele see asi läheb. Noh, ta oli puhas džihaadist. Tuletage meelde ühte asja siin. Kui olete televisioonis näinud, kuidas räägitakse, et me korjame raha orbudele, et palun annetage orbudele raha. CIA väga kõrge ametnik rääkis sellest niimoodi, et need on suurem osa, kõik on siis Lähis-Idas tegutsevad organisatsioonid, mis teevad niimoodi, et pakuvad perekonnale näiteks 300–400 000, et perepea läheks siis pommivööga või siis läheks kuskile tänava peale kedagi tapma, džihaadi siis võimu näitama ja siis saama vastavalt taevasse. Aga see raha, mis on siis kogutud inimeste käest niinimetatud orbude jaoks, see raha on juba ette määratud nendele lastele. Ehk see ongi see, millega siis võetakse, noh, pakutakse nagu siis varianti, kuidas te saaksite minna rahulikult ennast tapma, et teie pere saab rikkaks. Nii et olge ettevaatlikud, kuhu te raha annate, siis need võivad olla need samad džihaadissid. Ja ega Euroopas on täpselt samad probleemid, et lihtsalt võib-olla vähem räägitakse, võib-olla on isegi Eestis samad probleemid, millest ei tohi üldse rääkida. Nii et noh, ja loomulikult ei tasu näiteks AP uudiseid, mis on Associated Press, ei tasu nagu väga tõsiselt võtta, tegemist on ikkagi vasakäärmuslusu niisugust propagandat ajava asutusega, mida noh, üldiselt ükski ameeriklane ei võta tõsiselt, et noh, umbes sama tark kui CNN. Nägite, CNN-is uudis oli eile, kuidas võeti pommimees kinni, pilt oli ilusasti üleval, oli ilus niisugune must mees, aga saatejuht ütles, et näete, valge pommipanija ja kindlasti ka white supremacy tegija. Ja ma olen edasi. Jah, aitäh. No, kaheldamatult muidugi jah, see AP Newsi teema, et ta võib ju ametlikke asju refereerida, aga see maailmavaade on tõesti vasakpoolne ja vägagi kallutatud, sellega peab nõustuma igal juhul. Aga jah, see, kuidas inimesi massiliselt nagu suunatakse nagu selliseid kuritegusid tegema ja siis see raha makstakse peale, et see on väga ohtlik tendents, et loobudes elust, siis makstakse raha, et see on tõsine viga. Aga jätkame siit ja Tõnu, palun.
Mul tekkis Maiki juttu kuulates selline küsimus, et mis taseme väljaõppe üldse oli sellel Afgaani päritolu luurekeskagentuuri agendil, sest kas ta oli tavaline informaator ehk eesti keeles öeldes nuhk või ta oli saanud siiski agendi väljaõppe ja kui ta oli saanud agendi väljaõppe, see eeldab, et ta on ju mõjutamise suhtes immuunne. Ta ei lase endale siis teha mingit ajuloputust, ammugi veel džihadistlikku, sest džihadistlikku ajuloputust lasevad endale teha ainult kõige madalamal arengutasemel muhameedlased ja kes on, ütleme, vähegi arukas muhameedlane, see tahab ikka rahulikult elada siinses elus, mitte mingite õõnsate lubaduste nimel minna teise ilma. Nii et mind täiesti imestab, et paneb imestama, kuidas agent, kui ta oli päriselt agent, langes niivõrd labase, niivõrd odava ajuloputuse ohvriks. Maik, äkki sa oskad rääkida? Me vaatajaid see huvitaks küll, kui sul on andmeid selle kohta. No, otseseid andmeid ei ole, aga loogika ütleb seda, et kui ta tuli siia Ameerikasse, lootis saada head elu, aga pidi tööle minema ja võib-olla töötas lausa Home Depos või kus iganes ja vaatas, et ei tule kuidagi välja, aga lastele on vaja ikkagi head tulevikku jätta, siis see jumal teab, äkki nagu nendel sõjameestel tihti on närvid on täiesti krussis ja on nõus kõike tegema ja kui näha on, et sa oled peretoitja ja sa ei suuda peret toita, ma usun, selliseid inimesi on võimalik mõjutada ja ma olen näinud ka selliseid inimesi, kes on tulnud rindelt tagasi ja kelle närvisüsteem on täiesti läbi omadega. Nii et ma usun, et kas ta nii uskus seda, et ta sinna süütutega läheb matistama taevasse. Ma usun, tema mõttes rohkem selle peale, et jätta perele mingisugune kopsakas summa. Jah, selge. Suur tänu selle diskussiooni eest ja annakski siinkohal veel lõpusõnad selle teema osas Maarjale. Aitäh! No selle koha pealt õpetus kõigile meile eestlastele, et kui me toome massiimmigratsiooni ka meile erinevaid šihaade või niisuguseid äärmuslasi territooriumile, siis hakkavad meil täpselt samasugused asjad toimuma nagu mujal Rootsis, USA-s, üle maailma, kus on see massiimmigratsioon on üle piiri läinud. Et mul ei olegi selle kohta rohkem midagi öelda. Aitäh. Jah, suur tänu, Maarja. Ja siinkohal tasub ära öelda, et siin on ju veel see Eesti-Rootsi vanglaleppe veel lahtine, et ilmselt ta koputatakse ära, aga see tähendab seda, et Tartu saab hulgaliselt kurjategijaid juurde, kes ei ole kindlasti Eesti päritolu. Et see on siis see märkus selle teema koha pealt. Aga olemegi nüüd jõudnud saate lõpuni ja siinkohal veel küsikski veel kõikidelt saates osalejatelt seda lihtsalt, et mida soovida inimestele saabuva aasta lõpu ja üldse siis pühade aja puhul, et me tuleme küll ühe korra veel aastavahetusel eetrisse, aga mida inimestele võiks saabuva lõpu aasta osas öelda, et Tõnu esimesena? Võiks öelda, et on põhjust olla rahulik ja lootusrikas, sellepärast et asjad lähevad paremaks, tagurlased sunnitakse taganema. Nad taganevad muidugi mitte alandlikult, vaid vihase võitlusega, kuid siiski taganevad, sest nad ei saa vastu nendest tugevamale jõule. Ja mingil põhjusel saatuse tahtel see tugevam jõud soosib praegu ka Eestit. Nii et isegi kui praegu tundub, et see ei paista niimoodi, jälgige sündmusi ja olge lootusrikkad, sest kui praegu võeti vahele ainult siiski, ütleme, mingi käputäis suuri ninasid, siis nende hulk suureneb üha ja me saame teada imeasju nii Eestis kui ka mujal välismaal. Nii et tasub olla rahulik, kas või sellepärast, et siis on tervis parem, siis ei pea arstile maksma ja nuumama veel teisigi. Nii et olge rahulikud, pidage üksteisega sidet, toetage üksteist võimaluse korral ja see raske aeg läheb mööda ja võib-olla paljud mõtlevad, et millal see suur pauk tuleb ja pärast selgub, et elu hakkab nagu kergemaks minema ja ei tulegi suur pauku. Võib-olla see suur pauk on praegu või ta oli juba ära. Me lihtsalt ei taju seda, sest paljud inimesed programmeerivad, et elu läheb kehvemaks.
aga ta ei pruugi üldse minna, vaid üks tsükkel saab läbi, nagu on öelnud Andres Saukas, ja algab teine tsükkel. Tulevad uued juhid, tulevad uued inimesed ja asi saab uuesti korda. Kuni jälle teatud aja pärast need uued juhid korrumpeeruvad, aga sinna läheb võib-olla 30 aastat aega. Nii et säilitage rahulik meel ja lootusrikkus. Jah, väga hästi öeldud, suur tänu. Maik. Mina soovitaksin inimestel seda, et need nädalad, mis on jäänud veel aasta lõpuni, et lüütage televisioon välja. Vähemalt ärge vaadake ERR-i, muid neid sopakanaleid. Ärge minge Delfisse, ärge vaadake Postimeest, vaid nautige kodus oma perega koos olemist, et sellest on palju rohkem kasu, kui seda massimeedia ajupesu propagandat vaadata. See on minu vana aasta soov. Nägemist. Ja, aitäh, Maik. Ja Maarja, mis sul veel meile kõigile öelda on? Aitäh. No selles suhtes on meil ees, on juba käimas tegelikult massiline mälukaotus kogu ühiskonnal, täpselt nagu koroonagagi olid need, kes võitlesid koroona vastu ja need, kes olid nii-öelda siis koroona poolt. Siis kui kogu koroona kokku kukkus ja kogu see vaktsiinide jama päevavalgele tuli, siis need, kes ennem koroona vastaseid peksid, neil tekkis mälukaotus, enam keegi ei mäletanud, kuidas nad olid sõimanud meid ja täpselt on selle Ukraina sõjaga täpselt samamoodi. Aga selles suhtes see on jällegi hea paranemise märk ja iseenesest ma juba ootan seda aega, millal see mälukaotus on. Ühiskond saab selle läbi tervemaks ja saame eluga edasi minna. Aga kindlasti ka sellest teha järeldusi ja võtta seda kui suurt õppetundi. Aga head vana aasta lõppu kõigile. Jah, suur tänu, Maarja. Ja omalt poolt siis just pühade ajaks soovin eriti inimestele, siin hästi toodi välja, et ärge lugege ERR-i Delfit, et vähemasti pühade ajaks võiks interneti panna kõrvale ja vaadata siis oma enda inimeste ümber, et kas või oma lähedased, oma pere, et nendel oleks vähemalt selline normaalne suhtlus, kas siis telefonidel või siis otsesuhtlus, aga et hoida seda sidet inimestega, kellega te peate ennast seotuks ja mida ma soovin veel kaugemalt niimoodi vaadates laiemalt, siis rahu ja mõistust, et seda kipub meil praegu veel kuidagi vähevõitu olema ja eriti kui vaadata seda, mis meil siin praegu nüüd ette valmistatakse võimalikku linnugrippi, siis ärgem uskugem seda, mida meile siin pea pool räägib, näiteks, et kanad jäid haigeks ja rebane jäi ka haigeks. Aitab sellest valskusest ja küsigem endalt, miks nad meile valetavad ja siit hakkabki asi kooruma. Aga aitäh kõigile saates osalejatele ja tänan kõiki kuulajaid, vaatajaid, et loodetavasti te leiate ka aasta viimasel kuul meie tegevust toetada. Me teeme omalt poolt kõik selleks, et tõde tõuseb ja vale vajub. Aga siinkohal siis kõik ja lõpetuseks olgu öeldud, et aasta viimane saade siis on hiljemalt 31. detsember eetris. Selles saates võib öelda, on vähemalt üks kuu teema sees ja siis ülejäänud teemad puudutavad konkreetselt juba lõppenud aastat. Aga seniks kõike paremat ja uute kohtumisteni. Nägemist. Nägemist.